tere! Vaatame nüüd, kuidas rombi pindalast leida diagonaali. Aga selleks seekord vaatame natuke keerulisemat ülesannet, kus mul on antud, et rombi ümbermõõt on 60 cm, kõrgus on 14,4 cm, üks diagonaal on 18 cm ja öeldakse, et leia teine diagonaal. Alustuseks ma kõigepealt panen endale kirja see, mis mul on antud. Mul on ümbermõõt, kõrgus ja diagonaal. Ja nüüd ma tahan leida teist diagonaali. Alati, kui sul on antud kas ümbermõõt või pindala arvuna, siis pane kirja see valem, millega sa seda ümbermõõtu või pindala arvutad. Ma tean, et B võrdub 4A-d. Järelikult ma saan siit selle A leida. Ma saan, et rombi külg on ümbermõõt jagatud 4-ga. Ehk siis 60 jagatud 4-ga on 15 cm. Ja nüüd, kuna ma tean, et diagonaalid on sees pindala valemis ja mul on, pindala valemeid oli tegelikult 2 tükki. Mul on kõrgus olemas ja mul on külg olemas. Siis järelikult ma selle pindala saan arvutada niimoodi, et S võrdub A korda H. Nii, ma saan selle pindala välja arvutada. Arvutan ära või siis teine võimalus on leida see pindala niimoodi, et S võrdub D1 korda D2 jagatud 2-ga. Mis sa arvad? Kas see pindala tuleb erinev vastavalt sellele, kumba valemit ma kasutan? Ei tohiks tulla, on ju. Just. Ja seda me ära kasutamegi. Et ma arvutan selle esimese valemiga selle pindala välja selleks, et asendada ta sinna teise valemisse ja sealt siis avaldada see teine diagonaal, mida ma lõppkokkuvõttes tahan saada. Arvutan ära. S võrdub 15 korda 14,4. Kui sa selle ära korrutad, siis sa saad, et see on 216 ruutsentimeetrit. Ja võt selle 216, nüüd ma panengi siin teises valemis S-i asemele ja selle D1 asemele saan panna 18. Ehk ma saan võrrandi 216 võrdub 18 korda D2 jagatud 2-ga. Ja nüüd ma pean selle võrrandi ära lahendama. Ma näen, et mul on siin 18 ja 2 on mõlemad on paaris arvud, ma saan 2-ga need ära taandada. Ehk ma saan, et 216 on sama hea kui 9 korda D2. Järelikult see D2 peab olema 216 jagatud 9-ga, mis siis on 24 cm. Ja ma olengi vastuse kätte saanud. Head harjutamist sulle!